mina olen näinud oma vastuvõttude jooksul ühte inimest, kellel oli needus peal. Tere, sina pead tegelikult alustama. Tere, mina olen Mari-Leen ehk Mari. Ja mina olen Meelis ehk Meil. Ja meie oleme Mari-Meil. Jee, tuli koos lõpuks. Ja meil on täna jälle külaline ja külaliseks on ei keegi muu või Merili Timmer. Meelis tahab ta kindlasti sisse juhatada. Ja Merili Timmer tegelikult võib-olla perekonna nimi reedab kõige rohkem on siis Kirsti Timmeri. Väike nõid. Jah, et Kirsti on suur nõid ja tema on siis siuke väike nõid. Ja ma tahaks öelda, et meile videode tegemised on jäänud nagu siuke soiku natukene, et me nüüd siis rikastamegi neid vlooge väga ei paku, aga me pakume sellise külalistega videosid, nii et ma loodan, et teile meeldib. Aga ma alustaks tegelikult Merili käest hoopis küsimust sellise küsimusega, et kuidas sa suhtud sellesse, kui sulle öeldakse nõid? Kompliment. Vaata. Kui mu mees mulle kodus ütleks, et ma olen üks vana nõid, siis ma oleks nagu aga samas Ei, aga tegelikult nagu nali naljaks, aga tegelikult see on ju öeldakse, issand, see oli ilge nõid on ju. Aga samas nagu sinu puhul. Sa oledki ju nõid, tuled mingi kast kahendas külla, vaata. Nõid ei ole üldse kuidagigi halb sõna, see on igatepidi tegelikult kompliment, mis sinna ette käib, kuidas öeldakse ala näiteks, kui keegi tuleb, ütleb mulle, et ma olen must nõid, siis ma saan aru, meedia on sellest nagu kujutanud kuidagi mingisuguse viisi kuidagi kutsuda kas mind või mu ema niiviisi lihtsalt, et kuna on kõik tume ja surnud ja bla 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 on ju. Põhimine see enne, kui ma just tahtsin öelda, et küüned on ju valged. Enne kui me hakkasime salvestama, mul oli sinine särk seljas, ma vaatasin, et tüdrukud on kõik mingi mustas, mingi okei, ma panen ka mustas. Aitäh sulle, tüdrukud. Vaat, et ühesõnaga sa väga ei solvu. Ei. Sõltub jälle tonaalsusest, kuidas öelda on ju. Kui öeldakse must nõid, siis see tegelikult nõiamaailmas must nõid on kõige suurem selline, mitte solvang, aga kõige julmem asi, mis öelda saad, on see, et sa ütled kellelegi, et sa oled must nõid. Must nõid on inimene, kes teeb teadlikult ja tahtlikult teistele kurja. Ja sealjuures ei pööra nagu tähelepanu absoluutselt sellele, mis endaga kaasa toob. Täiesti ükskõik. Ta leiab mingi viisi, kuidas sellega tegeleda, aga kui sa teadlikult ja tahtlikult lähed ja teed teistele kurja. Aga teie oma emaga minu meelest ju olete pigem siis nagu valged nõiad, sest minu meelest teie ju aitate inimesi. No miks te siis mustas käite? See must ja valge, kõik see maagia must ja valge, see nagu, ma ei saa kunagi aru, nagu miks neid värve sinna juurde nagu kuidagi nimetada. Okei, aga kujutate, toome näiteks. Ükski maagia ei ole valge ega must. Valge on asi siis, kui sul on piibel ja sa oled usklik. See on valge. See on ka kohati küsitav. Aga samas, kui ma ei leia sinu kabinetist vikerkaare lippu näiteks ju. Ei, selle sa leiad nendest vastavatest kohtadest. Minu kabinet ei ole see koht, see ei ole see kokkutulek. Rääkides sinu kabinetist, siis kus su kabinet asub? Minu kabinet asub Rakveres, Lai tänav 11. See on kesklinnas. Kohe, jaa. Nii, aga mina olen Tallinnast ja mina ei satu mitte kuidagi Rakveres. Mul ei ole transpordi või ma olen hoopis Tartust või Põlvast või Viljandist. Siis ma teen erakorralisi vastuvõttega läbi telefoni või e-maili, aga üldiselt kui inimesel on mure, siis ta leiab viisi. Kui if there's a will, there's a way tegelikult. Aga kas sa teed ka selliseid väljasõite näiteks äkki, et lähed Tartusse ja võtab Tartus vastu? Jaa, absoluutselt, kui mul on asja sinna. Niisama, et keegi tahab nagu kaarti saada. Tädi Maril on Tartus Rüütli tänavalt kurdab, et mu mees vist petab mind. Siis ma ei tule selle pärast Tartusse, sest et see ei ole minu mure. Okei, õige vaata. Sinul on mure. Sinul on vaja vastuseid, sa tuled minu juurde. Ma teen koduvisiite, kui on probleem konkreetselt koduga. Ma lugesin su ema postitust just Eso hulludest, kus inimesed kirjutavadki talle, et
et mul umbes torud külmuvad, vist on surnud. Et nagu, et ei kallike, et sul on lihtsalt torud soojustamata. Et võib-olla küsimus on see, et kui palju tuleb sulle selliseid, ma ei saa öelda kentsakaid kirju, aga võib-olla selliseid kirju, kus sa lihtsalt mõtled täitsa lõpp, nagu miks sa kirjutasid? Jaa, neid on neid inimesi. Üldjoontes on seal aru saada nagu 2 viisi, kas inimene on siis reede õhtul natukene liiga palju veini võtnud. Või siis täiskuu. Kas on täiskuu või siis on lihtsalt see, et tegelikult nagu on juba asi läinud kuhugi mujale seal 2 kõrva vahel, et paraku see nii on, satub ka neid, kes on nagu tegelikult nagu vaimse häirega juba. Ehk siis sa tegelikult kirjapildist saad nagu aru, et kas inimene tasub. Sa ju saad ka kirjapildist aru, kes meile kirjutab. No seda jah, ma mõtlengi. Sa saad kirjapildist tegelikult väga hästi aru, kes kirjutab sulle tere, mul on vaja vastuvõttu, millal teil oleks võimalik mind vastu võtta. Ja kes kirjutab, et jõu, kuule, mul on, ma ei tea, kuule, too mu mees tagasi või midagi, et vitsid või? Ai, mul raha mul küll makstavat ei ole. Ja siis aha. Aga kui palju sul on seda, et keegi, kes sulle kirjutab, et sa kohe nagu sellest kirjast nagu tunnetad ära mingi energia või midagi ja sa juba näed nagu mingit lugu seal? See on siis, kui on pandud pildid juurde. Tavaline e-mail, siis ma nagu, ma ütlen, ma ei skanneeri nimisi. Kui ma nagu võtaks kätte ja hakkaks kohe skanneerima nii, mis sellel inimesel kõik viga on ja nii edasi. Miks ma seda tegema peaks? Ta ei tuldu siia. Sa pead enda energiat nagu raiskama nii. Ta ei hakka siin seinu kompama nii teada. Enne teid elas siin, oi. Aga kuidas nagu on see, kas inimesed ongi nagu, et kui ütleme, lähed kuskile külla ja siis nad ongi mingi, no nii, mida sa tunned, on ju? Kas see oodatakse sinu, tunned sa seda ise või eeldatakse? Ikka on, ma oma töös nagu mul on mitu ametit, siis oma teise töö puhul nagu tihti peale, kui inimesed on teada saanud, millega ma veel nagu tegelen, siis on neil osadel nagu tekkis hirm, et kui ma nendega nagu töötan, ma olen iluvaldkonnas tööd, et kui ma neid puudutan või teen tööd, on ju, et kas ma siis issand, et skanneerin neid ja ma saan kõik teada neist. No siis sul on omal kapil mingi luuger, siis sa võid karta midagi. Mul on lihtsalt, aga miks ma pean sulle tasuta vastuvõttu tegema nagu samal ajal, kui ma suripsmeid näiteks teen, et nagu või sulle krimmi teen või meiki teen. Aga nagu... kui palju sul näiteks seda, et sa lähed näiteks seltskonda ja seal on sinu jaoks võõrad inimesed ja sa astud sisse, sa kohe näed nii, sellel on see, sellel mees petab, nii, sellel on toitumishäire. See on siis, kui ma nagu ise tahan seda teha, nagu mul on huvitav, et kes siin seltskonnas on, ma saan jah niiviisi, et ma istun maha ja hakkan vaatama ja ma näen kõik need ära. Näen küll, ei ole küsimust, aga mis mu huvi selles on, kui ma satun tõesti siukest seltskonda, kus ma enam ei saa aru, nagu mis siin toimub või kes need inimesed on või mis siin nagu kuidagi kummaline on, siis on hea muidugi vaadata, et mis eesmärgil sa minuga suhtled parasjagu, et nagu. No aga sellepärast ongi sul kaasas, ma saan aru laegas, et sa saaksid vaadata, mis meile esimest, kui ma Merili tuli ennem siia, kui mina koju jõudsin, siis ma nägin siin laua peal ühte asja, mu esmane reaktsioon oli, issa, kelle urn see on, kes siin, palun, ma ei julge igaks juhuks puudutada, palun demonstreeri seda urni. See on minu siis igapäevane selline väike karbikene. 2 meetrit. Töökarbikene võin näidata isegi, selline tore puu on siin peal. Puu on alati selline loodus ja jõud, annab jõudu. Kus sa said selle karbi? Selle karbi ma ostsin ühest nõiapoest. Just. Ja kui siit nüüd lahti teha. No vaat, ega palju ei olnudki vaja urn, eks ole. Siis kõigepealt on siin peal rebase käpp. See on väga hea kaitseelement, see on väga hea jõuelement, see kingiti mulle. Mina ise ei ole see inimene, kes käib teiste loomade või inimeste jäsemeid lõikamas. Aga see on ainult nahk ju. Luud võib puudutada. Sa võid teda puudutada. Aga siin luud ei ole või? Ei. Ma selles suhtes jälle segan vahele ilgelt lollide küsimustega, et ühel üritusel ma olin Ants Rootslasega koos ja siis ma kuidagi läksin tema käe vastu ja siis ma umbes puudutasin ta sõrmustõrmi, ära näpi mu juveele. Et kuidas selle juveelide näppimisega on? Ega sulle ikka ei meeldi, kui mingi lambi Ants tuleb sobrama sulle? Ei, sest et sellest sa saad karistada.
mitte kunagi ära näpi nõia asju. Ja ma eeldan, see karistus ei ole see, mis ta saab, see Dorian Gray tegi 50 Shades of Grey, see ei ole siuke. Paraku mitte, et need on jah sellised asjad, millega nagu neid ei tasu nagu puutuda. Mitte kunagi. Kas see Leen märkab praegu, ma panin küünlad põlema, ma ei ole ükski päev varem enne põlema pannud. Jah, sest meil on siin, näe, siin on vaja võtta, issand jumal, see on nagu kellegi jalg. See on salvei. See on ju mingi puhastuselement. Väga hea selleks seda sellega on hea elamist puhastada, inimest puhastada, seda võid ise ennast puhastada, seda võid suitsetada omale sisse. Keegi mulle kiloga, siis ma ei pea pessu minema. Teeme tobina. Ma kardan, et sa pesemas pead siiski käima. Et selles mõttes ei pea. See ei ole see puhastusvahend. Et puhastusvahend võtki termosillist või see termoshopist. Sellega on nagu kaela alt. See ei ole see. See on minu surnute küünal. See kõik oli nii ilus. Just, sellega nüüd kevadel saab näha, mis ma sellega olen ära teinud. See on üks väikene küünal, mis on teinud ära väga-väga suure töö, viinud mind väga kaugele. Toonud mulle appi kõik need jõud, mida ma olen palunud. Ja selle küünla abil palun ma abi surnud hingedel näidata omale teed. Millal iganes ma tegelen surmateemadega, on mul see küünal. See hakkab küll otsa saama, aga sellel tuleb siis uus asendaja. See on siuke põhiline element, kuna ma küünlaga väga palju tööd teen, siis see on siuke hea jõuelement, tuli on alati jõud ja kui ma ise tunnen, et ma ei saa nagu nii palju kätte või ma olen kuidagi nagu madal seisus, siis siit sa saad selle jõu kätte, et näha nii palju, kui sul on siis vaja või nii palju, kui sul on siis määratud näha. Üks küünal kustus ära Meelis, mingi surmajutt läks ja küünal läks. Küünal kustus ära. Aga okei, ma selles suhtes see sai otsa ka vaata. Just, küünlad saavad ka otsa. Liiga esoks ei tatsu minna, küünlad saavad ka otsa. Täpselt nagu siin, et kas minuga on... Mine poodi too uus küünal, ei ole mingit esomärki. Aga ilma näljat võib-olla mõni kirjutabki mingi kuu lõpp, ta ongi reede õhtu, ta näeb täitsa lõpp, küünal kustus ära ja ta kirjutabki, kuulge, küünal kustus ära, vabandage, kas minuga on nüüd kõik? Kas ma pean urni tooma? Jah, pead. Okei. Siis on mul siin 2 kaardipakki, need on põhilist, millega ma tööd teen. Siis on siin rituaaliküünal, nendega siis selle küünlaga konkreetselt. Teie kahjuks kaamera kaudu, aga siin on nagu siuke... See tuli sellest kustunud küünlast. Ei, kastist. Jaa, siin kastis on. Kui seda kasti nuusutad, siis sa tunned. Ei, no ma salveid tundsin juba. Hashtag I smell death. See on rituaaliküünal. Sellega ütlen ausalt, et tõepoolest teen selliseid suuremaid ja tugevamaid asju. Et see ei ole siuke, mida niisama igapäevaselt põlema panna. Aitad laene kustutada? Laenu kustutamine on iga ühe enda mure. Aga ma tahtsingi enne juba küsida, et kas et inimesed võib-olla, kes pöörduvad su poole, et kas rituaal, nagu see minu jaoks võib-olla rituaal, ma olen filmides hästi palju näinud, et ma kutsun välja see Bloody Mary ja teine kontrast on see, et ma tahan, et kuidas see on siis, et panna meest mind armastama või see armurituaal. Just, armurituaal, et kui palju selliseid pöördumisi on või see ongi ainult filmid? Õnneks vähe. Armurituaal on väga reaalne asi ja ta on üks kõige kurjamaid asju. Kurjemaid? Armastus on ju nii ilus. Armastus on ilus, siis kui ta on vaba. Aga kui sa seod kellegi teadlikult ja tahtlikult enda külge, see on kõige kuledam asi tegelikult, mis inimesega teha saad. Armurituaal toimub siis niiviisi, et kui sa selle rituaali läbi viid, seod selle inimese ise endaga, siis mis juhtub on see, et tal on füüsiline vajadus sinu järgi. Tema vaim on täielikult sellele vastu, kuni see jõuab sinna maale, kus sa oled jälk. Kus inimene on jälk sinu jaoks. Aga sul on füüsiline vajadus. Ehk siis toome näiteks nagu, et Leen tegi seda minule ja ta... Sina tahad minuga magada, aga sa ei jälestanud mind. Jah. Aga ma ei saa lahti ka sellest, eks ole. Rituaalidega on niiviisi, et neid nagu siis, et vabastada inimene sellest, siis tuleb minna nõia juurde. Vabastada armurituaali puhul ma ütleksin, et üldjuhul saab vabastada iga nõitsu sellest. Kui on tehtud mingisugune tugevam asi mingi konkreetse nõia juures, siis üldiselt tuleb jõuda tagasi selle nõia juurde, kes selle tegi, et ta sellega maha võtaks. But that's gonna cost extra.
Vot need, kes küsivad igasuguste needuste ja rituaalide mahavõtmise eest mingisuguseid 1000 eurosid ja räägivad mingitest amulettidest ja muudest kummalistest asjadest, mis sul selle jaoks vaja on, siis ma ütlen ausalt, et see on esimene märk, kus sa saad aru, et asi ei ole õige. Okay. Mina olen näinud oma vastuvõttude jooksul ühte inimest, kellel oli needus peal. See kõige koledam vaatepilt, mis ma oma elus näinud olen inimese puhul, kui sa lähed kas või näiteks matustele ja vaatad koolnud seal kirstus, siis see vaatepilt ei ole ka nii õõvastav, kui sa näed inimest, kes näeb välja nagu ta oleks 3 kuud juba surnud, aga kõnnib ringi. Kus tast ei ole enam midagi. Issand jumal, nii kriibiks läheb see värk, see tuleb küll laupäeva õhtul kell 10 üles panna. Aga okei. Ja mulle nii palju küsimusi. See maha võtta, siis see jälle sõltub, mis on tehtud, eks ole, kelle poolt tehtud, kuidas tehtud. Mina olen võtnud maha, olen aidanud inimesi selliste asjadega, tihtipeale aetakse ka nagu needus ja sõnumine sassi, et need on 2 väga erinevat asja. Saab maha võtta ja üldiselt saab inimene selle tegelikult ise maha võtta. Ma pigem alati suunan selle, et inimene võtab selle ise maha ja mina oma käsi sinna ei pista. See on sinuga seotud, ma õpetan sind, kuidas see maha endalt võtta ja aitan selle kaasa. Ma ei küsi selle eest ei 1000 eurot ega mingit amuletti sulle. Ma õpetan sind, see on tavaline vastuvõtt, selleks sa tuledki minusuguse inimese juurde. Ehk siis sa õpetad ja noh. Ja ma aitan sul sellest lahti saada. Kõik. See ei maksa ekstra ega jumal teab mida. Nii, okei, mine selle, sul on veel. Tarbiga. Viimane asi, mis mul siin sees on siis kirikuküna. See on see, mina nimetaks õigeusu küünal või ma olen kuidagi vene kirikutes rohkem näinud sellist peenikest. Just, seda ta on. Kirikuküünaldega on selline vahva asi, et need ei põle minu käes. Ei ole väga valge vist. Ükski maagiline asi ei ole kunagi valge, mitte ükski maagiline asi ei ole kunagi valge. Valget maagiat reaalselt ei eksisteeri, see on kirik, see on piibel, see ei puutu maagiasse. Maagia, igasugused inglid, igasugune muu asi. Kogu maagia on nii-öelda siis must. See on maagia. Ingel polegi valged. Aga mida tähendab sõna ingel? Inglil on nii palju erinevaid tähendusi. Lucifer oli ka ingel ju. Just. Ja kas ta on seal taevas ja püha ilus? Seal allpool seal tiksub. Seega öelda, et see kõik on püha, ilus ja valge, siis ei ole. Inglitega tegelevad need, kes käivad siis nagu, ütleme niimoodi, et võstavad oma inglitaaro, tagad neid panema ja siis avastavad, aga võt midagi nüüd juhtus. Ja nüüd läks asi halvaks. Ja siis nad pöörduvad minu poole. Siis mul on alati nagu see, et mul ei ole isegi nagu isu väga nagu aidata. Sest sa lähed ja näpid midagi sellist, kuhu sul tegelikult asja üldse ei olegi. Ja see on nagu, kuidas ma ütlen, inglitega on asjalood lihtsad. Sa lähed ja soovid midagi, sinu soov täidetakse, aga seal on alati tingimus. Midagi võetakse vastu. Ja seda ei ütle sulle mitte kunagi, mitte keegi, mis sult vastu võetakse. Kus ma just kuulsin, kas Antsu või kus me olime vaata, et kui sa midagi surnutelt soovid või sina kirjutasid või ma ei mäleta, kus see oli, et kui sa midagi surnutelt soovid, siis ära unusta, sa pead midagi andma vastu. Ants kirjutas seda jah. Ja aga surnutega nagu selles suhtes on diil lihtne. Kogu selle mustama poolega on asi lihtne. Me teeme diili. Sina annad mulle selle ja mina annan sulle selle vastu. Saad aru? Inglitega ma soovin, ma saan, mulle õrna aimugi, mis ma vastu annan. Ingel lihtsalt võtab. Ingel lihtsalt võtab, mida nad tavaliselt võtavad, on siit korruselt. No minul on selles lihtne. See on küll midagi võtta. Tuul. Isse, mul on nii miljon küsimust. Okei, rituaal, needus. Meie oleme, ütleme niimoodi, et ma ei saa öelda väga vihatud, aga selles mõttes meil ikkagi on väga andunud vihkajaid. Et kas me saame endale kaitse peale, ma praegu mõtlen sellele, et nagu samas, mis see meile annab. Seda kaitset on vaata vaja siis, kui sa ei suuda nagu kuidagi muud moodi sellega toime tulla. Kui sa võtad näiteks hinge, et keegi on su kohta midagi öelnud, sul tekib mingisugune emotsioon sisse, et sa tunned ennast kehvasti, sest tegelikult see ei ole üldse sinu emotsioon, keegi on selle sulle tekitanud, siis tuleb see rituaaliga tagasi anda.
selleks on hästi lihtne rituaal, seda ma täitsa võin õpetada, seda ma õpetan oma klientidele, kellel on sellised asjad. See on nüüd see tasuta. Ülekande võite pärast teha, ma saadan numbri. Saate Merilile otse ülekande teha. Selleks tuleb osta poest õun. Paned enda ette küünla seisma, põlema ja tavaline küünal. Panete põlema ja kujutad ette teisele poole selle isiku, kes sulle selle emotsiooni tekitas. Võtad selle õuna siia kätte ja tunnetad, kuidas sa annad nagu läbi kätte siia õuna sisse selle kehva enesetunde, mis ta sulle tekitas, sest see ei ole sinu oma. Nii kaua teed seda, kuni sa tunned, et see on sinu kehast nüüd nagu lahkunud. Et sina rohkem ei tunne seda. Tõstatasid üle küünla, ilus sinu teisele poole annatale selle. Lasta seal korra natukene olla. See lihtsalt tõstad laua peale ta. Ja lihtsalt teisele poole küünal. Ja sa natuke nagu tajud, et okei, ma tunnen, et ma andsin selle nüüd ära. Sa pead ise tundma seda. Et sa näed seda seal, seal on see emotsioon, see kuulub talle, see ei kuulu mulle. Selle küünla siis summutad ära, mitte ei puhu, vaid summutad vaikselt ära. Ja selle õuna viskad kas jõkke või metsa. Põhiline on see, et ta lihtsalt voolav vesi on alati hea, ta viib ära. Ja kui sa viskad näiteks metsa, siis ta läheb nii-öelda nagu maaemale. Maaema võtab selle energia, mis sinna läks ja töötleb ta ümber millekski paremaks. Aga sa annad ta lihtsalt ära, sest et see ei kuulunud sulle. Keegi teine tuli ja ütles sulle pahasti, tal on probleem. Miks sina pead seda võtma nagu enda kanda? Aga, sorry, segan jälle vahele. Aga ma pean ise ju tundma, et nii, nüüd on, sest mina ei tunne täna, meil oleks vaja sihukest rituaali. Ei, ma ka ei tunne sellest. See on lihtsalt sihuke hea asi nagu teinekord, kui midagi hinge läheb ja seda võib teha mitu korda, kuni sa nagu tunned, et sa saad ta täielikult endast välja. Tead, kelle seda vaja teha on? Ma viin ise need õunad. Triinulis, sulle need heitereid, nii et siiamaani ma toon sulle 4 kilo õunu, nii et ja sama palju küünlaid, nii et hakka kütma, mine istu kohe kuskile jõe. Ja küünlad, mida rituaaliks kasutada, neid nagu koduses majapidamises ei tohi rohkem kasutada. Need üldiselt tuleb visata ära. Need ei kõlba enam majapidamises. Prügikasti. Viska ära lihtsalt sellepärast, et need ei kõlba enam rohkem kasutamiseks. Okei, aga oota, lähme nagu selle asjani ka, et äkki jõuame nende kaartideni ka, ma pole ühtki küsimus saanud küsida, tahaks ka küsida. Siin on nagu 2, palun näita neid jälle, et 2 siin on 2 kaardipakki. Siin on ühesugused? Ei ole. Selles kotikeses siis on Deviant Moon. Kas ma võin puudu liigutada? Lihtsalt, et eest ära. Siin on siis Deviant Mooni kaardid. Need on, kõik kaardid on siis poolkuud, täiskuud, kõik on kuud. Tegelikult see lõhnab nii hästi päriselt ka. See ei ole nagu üldse. Nüüd ma saan aru, see ongi see salvei. Ma lihtsalt kaen all ja ma räägin, ma ei pea pessu minema, sest ma lõhnen nii hästi. Teine asi, mis mul tavaliselt seal on Palo Santo, aga see on hetkel mul vastuvõtutoas. Need kaardid on siis sellised, mis on, kõik on kuuga. Kõik on kas poolkuud, täiskuud. Kõik on kohutavalt koledad kaardid, minu arust need on kõige ilusamad kaardid, mis üldse tehtud on. Ma vaatan ka tegelikult. Ma nägin, saaksin neid lapa minu vasti tuli kohe mingi vikati mees veel. Näita paari palun, need ei ole tõesti nagu võib-olla kõige kaunimad. Vaatame midagi huvitavat. Näiteks see. Näita. Et ma ei ütleks, et see nagu nii ilus, aga samas. Ei vaeva on ju nähtud, on joonistatud. Ta on väga ilus kaart, mis. Ma näen, vabalt, korraks võtta see teine esimene kaart. Näen, vaat siin ongi keegi nagu saatan on õla peal. Ei, miks see on mure? Ta närib sulga. Selja tagant. Näed, vaata, kus ta muretseb. Närib oma näppe ja tüüsi. Tegelikult lahendus läheb siit, aga seda sa üldse ei vaata. Ainult istud siin oma ette ja muretsed. Teed seleta, ma ei vaadanud. Näe, seleta veel mõni kaart niimoodi ära. Vaatame midagi huvitavat. Nii, see pane tagasi. See pokaaliga. Ehk siis mina ja Leen. Oota, enne veel teie võite kommenteerida, mida teie arvate sellest kaardist. Mida see kaart võiks tähendada? Mida see kaart võiks tähendada? Meie praegu võtsime sellepärast, pokaal, tead, väike ikka reede õhtul, mis sa teed, väike pokaalikene. Ehk siis siin ma näen, et ma loobun millestki, ma loobun joomisest. Kergekäeliselt. Ja laev läheb minema kuskile. Ja laev läheb minema, vesi on siin all, eks ole, ma viskan selle pokaali. Ei, see on see, et
veinist saab vesi või veest saab vein. Ehk siis näe, ma olen siin mingi, suvase pokaal, näita selle uuesti. Suvase pokaal, ma viskan selle vette, ma lähen oma eluga edasi. Mul on kõik elus hästi. Ja tegelikult tähendab see. Ja tegelikult on selle kaardiga niiviisi, et sõltub mille kõrval ta nüüd on, eks ole, et kaardid tähendavad kohe erinevaid asju, sõltuvalt sellest nagu mille kõrval ta on. Siin konkreetselt nagu on näha seda, et inimene lihtsalt on masenduses. Ta ootab seda mingit valgete purjedega laeva, eks ole, mida tegelikult mitte kunagi ju siia suunas ei tulegi. Ta ju läheb ära, seda ei tule siia, sa istud muudkui ja loobud seal, aga tegelikult on kasvav kuu ja sul on tegelikult siin võti, sul on endal lahendus olemas, aga sina istud ja masetsed siin selle asemel, et minna ja tegeleda selle asjaga. Sest sul on lahendus olemas. Nii väike, näite korraks selle. Näite, kus see võti on. See võti on vaat siin kohas, õla juures. Ehk siis see ongi nii väike asi, mida me ei märka. Ma märkangi seda suurt pokaali, aga mitte seda, et okei. No okei, aga pane siis äkki, kas sa saad nagu meile ka kaarte panna või sa pead nagu ühele inimesele? Ma eelistan ühele inimesele korraga, kui teil on mingi ühine asi konkreetselt. Ei no aga proovi lihtsalt. Vaata siin ma juba vist tean eos, et me lähme lahku, vaata, mis toob mind ühe. Sa tead juba eos, et hakkate lahku minema? Ei, mitte seda, vaid see, et ma tean, et ma kasutan sõna nõiad jälle, sorry on ja. Et nõidadele ei meeldi see, kui ma tulen sinna mingi löön jalad arki vastu, et pane mulle midagi. Et siis on nagu, mis vastus sellele on? Uks on seal umbes on ja. Raha siia, uks seal. Jah, et nagu, vaata mul peab olema mure millega minna. Ei, aga kas sa pead alati murega tulema? Kui peal on mure, aga mingi küsimus. Okei, aga me saame ju küsida meie elust tulenevalt mingisuguseid küsimusi. Näiteks meil on jälle käimas ju säästuaasta, eks ole, sest me tahame oma kodu, mis on meie plaan 2022. Seega me saame teemat vaadata, teie oma kodu, kas see säästuaasta jällegi, kas see viib teid lähemale, kas see viib teid selle koduni? Jah, või kas see säästuaasta õnnestub, ebaõnnestub, kuidas meil see rahaliselt nagu on aasta ja kas see lõpeb see oma kodu? Jah, ehk siis küsimus on, küsimus tuleb ka formuleerida korrektselt. Praktiliselt see teema on meil käes, eks ole, et kas teie tegevus viib teid praegu oma koduni ja kui ei ole see, siis mis teid viiks? Ja. Mida nagu teha? Kas, nüüd on küsimus, kas ma pean puudutama neid kaarte? Minu kaarte ei puuduta keegi. Nõialek. Need on nii õudsad kaardid. Ei kujuta ette ka. Te nagu täiesti liigute sinna suunda, kuhu te soovite täiesti nagu täituvad kõik kõige paremad kaardid, mis saavad kaardipakis olla, on teil kõik siin oma koduga seoses, oma perekonnaga ja kõigega.